teen oma iga testi ka, kas ikka toimib. It's totally pointless, just it always works, but No, you always gotta test. Oh, hey, it work. Hey. Ilmselt ikka veel kommenteerivad minu seda lore videot, kui mingid nagu anyway. Okay. I am recording. Okay. Tere tulemast tagasi Ebaõnne tänavale. Mai on number 13. Mina olen sinu saatejuht Mart-Mateus Kampus, igavene ja alatine. Nii tore on jälle tunda seda, kuidas te kuulate meid ja mind eelkõige. Selles mõttes, meil on vahepeal olnud selliseid mustemaid auke, eks ju, ja me oleme kadunud radarilt ära nüüd kuskil mingiks aastaks ajaks umbes mingisuguseks perioodiks, aga nüüd me oleme tugevalt tagasi. Me oleme tugevalt tagasi ja siis põhimõtteliselt ongi juhtunud niimoodi, et särtsakalt nagu hakkab uuesti käima see tavaar siin ja muudku... Sorry, Mart, ma ei tahtnud vahele segada, aga ma lihtsalt tahtsin mainida ruttu, et ma nõustun ja ma tahan ka rääkida sellest, millest sa just rääkisid, nii et jätka. Ja see on alati sult on alati, minu külaline täna on siis Max Sommer ja tamalt saab alati oodata sellist värvikat kommentaari ja sellist sisu lihtsalt, ekspertarvamust ja täna me teeme ka natuke huvitavalt, natuke teistmoodi ja Max, tahtsin sa näed suhteliselt roheline, lihtsalt me ei pea seda sisse jätma, aga sa näed väga roheline näost välja. Ja, no, I mean, see on see, mis juhtub, kui on ju, tuleme taas kokku, on ju, Pande saab kokku. Mart ja Max Ebaõnne tänaval koos. Viiu ja vonks ja siis mõtleme oma lemmikjoogid lahti, mis me oleme hoidnud, on ju. Mr. Worldwide. Jah, Mr. Worldwide'i Champa ja Mr. Worldwide'i saunaõlu. Kõik meie sõbrad käivad. Ühesõnaga, mis juhtus oligi see, me tulime tagasi Ebaõnne, või siis Max tuli mulle külla, Pande tuli kokku uuesti Ebaõnne tänavale. Max teatavasti kolis ühel hetkel ära ja see on üks osa, mida te saate kuulata. Max kolis vanasse mingisse kala külmutusvabrikusse. Midagi sellist, ma ei ole kindel. Aga nüüd ta tuli korraks tagasi ja me saime tõesti natuke juua ja kõik meie Pande, kõik meie sõbrad, Mr. Worldwide tuli, Peenis tuli, seda üks tüüp, kelle nimi on Peenis. Sa ütled nimi, ma mõtlesin, et sa lihtsalt oled nagu õelda vastu. No, ta nimi, I mean, sa nägid, kui kurv ta on. Ma olingi veits nagu, et come on, nagu võta vabamalt või ära. Ja ära peksa maas lamavat vaevatud hobust. Ja ära vaata talle näkku ja ütle, sa oled Peenis. Aga sa nägid ka, kuidas ta noogutasid oli nagu, jah? Ja, ma olin segadudes, jah. Kes meil oli? Mr. Worldwide, meil oli Peenis, meil oli kõik meie sõbrad, Paks Tõinn tuli läbi, Peiblusta Kallim ei saanud tulla, aga Peiblusta Kallim käis läbi. Ja, oh man, see oli cool. Ta on nii kiire. Ja väike. Nii kiire ja nii väike. Ma mäletan, kui Paks Tõinn tegi šampa korgi lahti ja šampus lendas ja siis Peiblusta Kallim jooksis mööda seda aeda ja otsis seda taga. Terve öö. Ta ei leidnudki üles. Ta ikka otsib. Aga ja siis loomulikult Mattis Naan. Ari-Mati seekord ei saanud tulla kahjuks, tal oli see show. Jah, tal oli see sünnipäev. Sünnipäeva show. Ja igasugused inimesed, natuke läheks üle käte ja me jõime ja käisime minu uues veini
keldris, mis ma olen Jaa. ehitanud siia, ma olen igast Jaa. muutuseid teinud, ma näen, sa vaatad Max ringi. Ma olen siiamaani, kas sa tead, kui sa mõnikord nagu lähed magama ja sa Jaa. ärkad üles ja siis sul on nagu see väike hetk, kus sa oled nagu, oota, kus ma olen? Nagu mul on see tunne on mul siiamaani kestnud. Me lindistame, no praegu on pärast lõuna juba, ma olen hommikusse enda ärk ja ma ikka mõtlen veel, et ma ei saa aru, kus ma olen. Kõik on nii teistmoodi. Kõik on täiesti muutunud. Nagu sa oled, noh, sa oled nagu omaks teinud selle korteri. Täiesti enda omaks, et nagu... Jah. No mu nimi on, mis juhtus on see, et ma leidsin siukse, kuidas öelda, nagu stamp gun või? Mis eesti keeles on, ma ei teagi. Stampi püss. Stampi püssi ja leidsin selle ja ma olen pannud oma nime igale poole, lihtsalt, et oleks selge, et see on minu. Vaata, siis muidu vaatasid, et mis tass või klaas see on, kus su nimi on. No ma saan öelda, on näha siin. Ja. See kindlasti on asi, mis su tüdruksõbrale meeldib. Ja mul on nüüd ka... Et sul on nagu kontroll ja et sa teed nagu otsused lihtsalt. Siin on meil palju uuendusi, selles mõttes, et tõesti mul on võõrandunud naine, kellest ma siis lahutasin ja meil on kuskil 15-16 last. Midagi sellist. Jah, seal vahepeal. Üks neist on aeg-ajalt läheb see halli alasse lihtsalt nagu legaalselt ja siis sa ei tea kunagi, kas ta on seal või kas ta on selles Krimias või mis iganes. No enamus nendel on hall pass. Valikuliselt. Sinu valikuliselt. Ja minu valik lapsest nagu sünnist saati ma otsustasin hall pass sulle ja sinine pass mulle, punane pass mulle. Timo on ainukene, kes sai päris passi. Ja Timo teenis selle välja. Selles mõttes ta tuli üsast välja ja ta oli võitleja ja seda oli näha. Ja sellist asja sa pead kultiveerima. Aga jah, ühesõnaga ma olen päris palju muutnud ja mul on tõesti tüdruksõber, kes on siis, võib-olla on tuntud nimi isegi, võib-olla Eesti rahvas teab, aga ta on tõesti Babyluste kallim. Ehk siis kind of twice removed. Ja ta, oi, milline tegelane ta on. Vaata on see 5 Degrees of Kevin Bacon mängitakse mängu, et mis näitlejana. Ja meil on ka siuke 3-kraadine siis siuke Babyluste kallim. Ja tõesti vägev tegelane. Suur, tugev, vapper, aktiivne. Ja ta on siuke väikene, ümber kaela on siukene väikene, kuidas öelda, nagu, ma ei taha öelda väike tünn, kus on siis nagu siuke viskit ja selliseid asju ja... Et no siuke peoloom, Täielik peoloom. Ja väga, selles mõttes meil on väga mõnus siiamaani, knock on wood, tundub, et läheb hästi. Ma ei taha midagi varakult nagu öelda, aga ma arvan, et on the one ja ma, selles mõttes, et see osa läheb ilmselt õigel ajal üles, et kindlasti tuleb palju on ju neid paparazzosid ja paparazziniosid, tuleb pildistama, kroonika tahab kindlasti, et see on hea, et teil siuke vundament on tugev praegu ja et nagu territoorium on paigas selles mõttes teie suhtel. Ja lihtsalt ka majal ja niimoodi ja müürid on vundament ja see territoorium on selgelt piiritletud. Ja, et sa oled nagu Babyluste kallimale nagu niimoodi õpetanud, et nagu hei, see on see, kus ma elan, on ju, see on see, need on see minu asjad, see on see minu ala. Ja sa oled siin väljas. Ja palun, Max, saata sõber, palun kutsuda ta PKKKK-ks. Ja, sorry, okei, ma lihtsalt ei teadnud, kus me täpselt oleme. PKKK. Kui ta sulle ütles, siis Babyluste kallim, palun, Max, Babyluste kallim on mu ema. Kutsu mind PKKK-ks. Jah, see on, mis ta ütles mulle ja see ma sain aru. See oli rohkem siuke pilk. Aga ma sain aru sellest. Ta on väga hea nende pilkudega. Ta alati vaatab silma üldse, see on väga huvitav. Ta kogu aeg nagu vaatab silma, ükskõik nagu olukorras või nagu ta ootab nagu seda silmkontakti teiste inimestega. Ja, no ärevus selles mõttes ei ole. No jälle, paparazzod ei ole lihtne olla kuulus Eestis. Kui ma võin rääkida kunagi isiklikku loo, siis kunagi ma tõesti olin suhtes inimesega, kes on kuulus ja siis me kõndisime tänaval selle inimesega, kes on kuulus ja siis ma nägin
ühte Õhtulehe pildistajat, sest ma olin ära tundnud teda, sest ma ei näinud teda nagu üritustel. Ja ta oli enne pilti teinud pidudel ja nii meist. Ja ma käisin lihtsalt mööda tänavat ja tal oli fotokas käes ja ma nägin, et ta vaatas meie poole. Ta tõstis korraks kaamera üle ja mõtles, kas see on väärt seda. Ja ta vaatas meid ja siis ta pani kaamera tagasi alla ja kõndis minema. Ja siis ma tõin, okei. That's about right. See on umbes see piir, kuhu sa küündida jõuad. Ja no nüüd on muidugi, me oleme ületanud selle. Kuulus. Me räägime, siin on ikka, see eelmine kuulus inimene, ta oli siuke, ta oli tore, aga ta ei olnud Babylus, ta ei olnud kuidagi Babylustega seotud. Mis on nagu, see on juba mitu kraadi madalamal lihtsalt. Hierarhias, et küll sa oled ikka nagu hea pull selles mõttes, nagu Mart, see on ikka, ma arvan, et sa oled ka ära teeninud selle kõik selle ebaõnne eduga ja lihtsalt selle interiöördisainiga, mis sa siin korteris teinud juba oled, see on juba siuke nagu eliittase vääriline. Ütleme nii, et ma ei tee seda raha pärast, aga see, mida see raha mulle toob, mulle need mänguasjad meeldivad, mulle meeldib nendega mängida, eks ju. Eks keegi ei tee raha pärast, aga see raha muudkui tuleb ja sa ei saa peatada seda. Ja siis ühel hetkel sa mõtled, aga ma ei üritagi siis enam. Aga ma ei üritagi peatada siis enam. Ja ma räägin, et ma tahtsin jutt teisele kohta, aga pidu läkski nagu täitsa nagu crazy'ks just siis, kui ma viisin su oma uude veinikeldrisse. Sest vanas varem see oli mahlakelder varem. Ja ma ikka arvasin, et see on see, kus ma käisin mahla joomas. Ja, mul oli suur, kuidas öelda siis, gelatiinne selline, mitte kuup. Romb. Mul teed nagu lahti selle ja on lihtsalt siuke gelatiinne nagu maht. Sa võtad sealt juusturiivi ja siis riivid natuke endale pihku ja salati peale või kui iganes on vaja, eks ju. Ja siis paned ukse kinni ja siis kõnnid ära ja siis sa kuuled seda tagant. Aitäh. Sa seda ka, jah? Ja ta tahtis, et teda ei oleks. Mis on selline alati nagu oma loomingusse ma üritan panna sellise eksistentsiaalse soovi hävida. See teeb kergemaks mul nendelt võtta, kui nad paluvad. Ja siis on kõik nagu bürokraatia on ka paigas enne sul recordingud sellest. Ja palun tsiteerige ja võtke audioklippe kõigest, millest me räägime ja pange sotsiaalmeediasse ja ilma kontekstita need töötavad. Ja, palun. Ja siis pange siuke plahvatav pealkiri, et 2 poissi hävitavad kroonika argumendi või midagi. Ja argumendi. No ma ei taha liiga plahvatuslik olla. Ja, okei. Natuke viisakas. Debati reeglid võiksid jääda. Ma debateerisin keskkool, kas ma olen rääkinud sulle sellest? Me mäletad isegi me olukorras riigis Indrek Läpikuga rääkisime natuke, et kuidas master debateerivad. Okei, siis ma väga hea, ma ei pea rääkima seda lugu siis uuesti. Ei, aga sa võid rääkida selles mõttes, et kas sul on mingi spetsiifiline asi, mis juhtus sul ühel nendel master debateerimisüritustel? Oli küll ja see oli see, et vaata, see käib niimoodi, et sul võetakse, sa oled poolt või vastu, aga sa ei tea seda enne kui debatt ise algab. Mina olin saanud valesti aru, et sul on teema, ja siis sul ei ole teema. Ja see on see, mis sa saad nagu enne seda teada. Ja, et sul on ka kolmas valik võib-olla. Ja, see ka. Ja siis oligi, et mina sain aru, et need coin flipid asjad olid see, et mul ei ole teemat ja mu seisukoht selle vastu on võib-olla. Ja, mis on väga selline hea lähenemine tegelikult. Väga lähenemine, väga keeruline veenda teisi inimesi. Selles nagu, sest sa panid suuresti lihtsalt nagu, kui sa rääkisid mingi, kas nagu laste tutistamine on okei või midagi, kas peaks olema reguleeritud valitsuse poolt laste karistamine kuidagi, peksmine. Ja siis on poolt või vastu, ja siis mina olen lihtsalt seal, et selle mõttes nagu, miks me üldse oleme siin või nagu, ma ei ole päris kindel, et kas sellel üldse on nagu mingi point? Ma mäletan hästi paljus tegid nimekirju asjadest, mida sa toas nägid. Ja siis nagu mainisin neid küsiva tooniga. Aga kas tool on tool?
mis teeb toolist ja võtavad. mu kaasdebateerija, kas sul ei olnud mingeid varasemaid kokkuleppeid kuskil mujal olla või selles mõttes, et kas sa oled nagu, on see okei, et sa siin oled? Küsisid kõigilt, et kas nad on valmis, ükshaaval. jah. Ja huvitaval kombel ma tulin Eesti meistriks. Jep. Ma tunnen võib-olla, et keegi äkki aitas sind või tegelikult jah, et kuidas see huvitav nagu. No ma arvan, see oli tegelikult probleem selles, et see oli saksa keeles kõik ja ma kahtlustan, et kõik need kohtnikud lihtsalt ei osanud saksa keelt. Ma arvan, et see oli tegelikult, mis juhtus. Ja, see võis olla. Ja siis vaata, kui ma olen ilmekas mees, on ju, ja siuke elav ja siuke särts on mu hääles ja hinges. Et siis nad mõtlesid, kuule, see tüüp on. Ja tal on siuke hea saksa nimi ka, on ju, Max Sommer. Anname talle. Anna talle lihtsalt. Aga jah, et ühesõnaga, et siis tulles tagasi ikkagi selle veinikeldri juurde. Nüüd on tõesti veinikelder. Veinikelder. Ja see on huvitava valikut. Selle gelatiinse kuubi asemel on lihtsalt nagu siuke riiul, kus on lihtsalt pudelid täis nagu vedelikku. Väga segadust tekitab minu jaoks. Jah, ma nägin seda šokki. Sa hakkasid karjuma. Jaa, kõigepealt ma hakkasin riivima ja siis ei toiminud, sest see on lihtsalt klaaspudelid ja siis ma hakkasin karjuma. No see on muidugi, see on üleüldiselt, kus lähed peole, alati võtta enda riiv kaasa. See on lihtsalt social tip lihtsalt. See on tasuta teile. Võib-olla ei ole peremehel naisel riivi. Mis siis saab, pidu jääb ju katki. Jah. Kus sa, tänapäeval võib-olla saad Boltist ruttu tellida, on ju. Võib-olla on. Aga see on, kas sa tahad seda riski võtta, kui sul on siuke tähtis sotsiaalne. No jaa, aga tellid ja kuuma riivi ja tuleb külmalt kohale, on mõtet, eks ju. Kui sul on külm riiv, see on sama hästi kui polegi riivi. Ja sa pead minema sinna get help vajutama ja ütlema, et kuulge, no mis juhtus, tehke pilt, sa teed pildi oma riivist, ütled, kuulge, see on ju külm. Külmast riivist pildi. Jah. Vaat kraadiklaasi sinna peale. See on nii tüütu ja nii siuke relatable, eks ju. Aga jah, ma nägin seda šokki, ma nägin seda hirmu, see karjatas, kuulsin seda. Ja ma lihtsalt üritan nüüd seletada uuesti sulle seda, et tegelikult. Ma olen valmis. Need sahtlid või need riiulid ongi täis veini, need on pudelid, mille sees on vein. Jaa. Okei. No ma ei tea, mida mina mõtlesin. Ja sa tundsid nagu saaks unenäos, sa kõndsid ringis, ei saa olla, ei või olla. See on vale. Et ma ei tea, kas sul on mingi trauma pudelitega, trauma veiniga. Võib-olla see oli lihtsalt tegelikult see, et ma pidin nagu korterisse sisse tulles, ma pidin ennast nagu clock innima. Et vaata nagu töökohtadel mõnikord on see, et sa pead sõrme jälje sinna, on ju, siis teeb sulle, okei, Max tuli tööle 09.00, on ju. Ma pidin seda tegema. Ja ma arvan, et lihtsalt nagu üldse see ja kõik need muud asjad, milleni me kindlasti jõuame, mis nagu muutunud on, ma arvan, et kõik see nagu kombineeritult lihtsalt hakkas vaikselt mu nagu psüühikat niimoodi nom ära sööma. No sa rääkisid sellest, kuidas sa vaatasid neid pudelid, siis nad süüdistavad mind, Mis tagantjärgi ma ütlen, nad on tõesti nagu osutatud sinu suunas. Nagu see. Minu suunas ja väiksed sõrmed. Ja osad neist on veits ülbed, nagu ma ei hakka üldse valed. Ma ei taha riivata sinu, on ju seda veini valikut või midagi või üldse seda kogu seda nagu ambianssi, mis seal on, aga osad neist on nagu veits ennast täis. Ma ütlen, 2017. aasta Markeesteris ka all, come on, Mart. Nagu kui sa selle ostsid, sa teadsid, millest see saastub. Come on. Ja see ütles küll, et see on kõik psühholoogiline sõda. Ja see, nagu sa mainisid õigesti, see 2017 on mõeldud selleks, et solvata inimesi, kes on veinikeltrisse. Ja muidugi siis on seal mul need Late Harvestid ja Pollinod ja kõik sellised. Red Nun. Ja Lavelle Blanc on mul hästi palju. Põltsamaa kuldne. Mina tihti ostan veine selle järgi, kas ma saan mingisuguse mänguasja kaasa. Nagu kas seal on seal korgi küljes mingisugune väike hobune, väike viiul. Kas see kuju on kuidagi selline naljakas. Nagu mul on nüüd mõõk.
Su lemmik sünnipäevakink on alati nagu Kinder Surprise, ainult et vein. Jah, Et suur muna. Hästi suur muna, kus on sees mingi mänguasi ja pudel veini. Jah, klaasist muna, mille sees on siis vein ja seal kuskil sügaval sees on ka mingi mänguasi. Ja see ongi siukene, ja noh, et kuidas see sai juhtuda ja kuidas seda tehakse. Ja täpselt, arusaamad. see on üks müsteerium, mida sa pole veel lahendanud. Ja naljakas on see, et see nagu kumiseb, kus paned kõrva juurde, kuuled nagu ja see on ka siukene, väike tore party-trikk, I guess. Ja. Lihtsalt see segadus, mis sul on lihtsalt. See on see nagu teistele siuke, see on nagu mingi nagu viktoriin või mingi mälumängu mängimine, et see on, arvake, mida Mart praegu mõtleb, ja sa võtad selle suure muna ja sa oled lihtsalt, what? Ja no siis me läksime veinikeldrist edasi, me läksime siis sinna basseini nagu alla. Ühesõnaga, naabril on bassein. Ja see tunnel, mis me kunagi tegime, siis kui ma veel seal olin, see on ikka alles ilust. Ja ma just praegu klaasid pannud ette, et ma näen kõike. Selgeks teha, mu naabril on bassein ja mul on tunnel. Ma tean, see alguses kõlas nagu imelikult, aga ja lihtsalt, et selgeks teha. Midagi ei ole nagu legaalselt, midagi valesti ei ole. Mu naabril on bassein, iseseisvalt sellele, mul on tunnel. Ja see on kaks omaette asja. Selle kahe lause vahel on punkt. Ja nende kahe asja vahel, struktuuri vahel on klaas. Nii et see kõik on nagu legaalselt kaetud. See on kõik on nähtav nagu legaalselt. Ja kõik peab olema läbinähtav nagu seaduses. Et sinna on alati tore minna ja lugeda või midagi ja mis iganes sa pead tegema. Et välja saada lõpuks. Ja siis seal on lift, on ju, see liftiga saame tagasi siis. See on siuke keerukas. Jaa. See ongi nagu siuke, see mõttes, see on siuke nagu pühendumus, see mõttes, kui sa lähed tunnelisse, sa tead, et nagu, sa pead nagu kogu selle nagu rollercoasteri läbima, et kõigepealt on need tunnel. Käivad Jurmalas, siis on väga sarnane sellele kogemusele. Ja siis läheb tagasi esimesele korrusele. Ja sa pead uuesti korterisse sisse saama ja see on muidugi siuke paras väljakutse, sul on need lõksud seal on ma ei tea, kas sa tegid need, kelle väljahoidmiseks täpselt sa need tegid, aga need on seal selles mõttes, et lihtsalt need on suht huvitav see, et need on hästi nagu või nagu, nad ei ole peidetud. Sul on suured nagu nooled, mis näitavad, lõks on siin. Ja seal on lihtsalt mõõk on seal või midagi, orad. Ma ei taha nagu spetsiifiliseks minna, kelle pärast need on seal. Aga ütleme lihtsalt niimoodi, et mina ja Igor Mang ei ole enam sõbrad. Jälle, nende kahe lause vahel on punkt. Jah. Et need on lihtsalt kaks omaette asja ja ma ei taha nagu sügavamale minna selles kõiges, sest et see on lihtsalt nii skandaalne ja keeruline ja kurb. Igor lihtsalt ennustas midagi ja sa ei uskunud seda. No, mis on veel hullem, see on täiesti, ma ei taha rääkida liiga palju, aga lihtsalt kujuta ette, seda ei juhtunud. Nagu sa ostsid, sa maksid teenuse eest. Ja sa ei saanud, sa said selle teenuse, aga see ei toiminud. Ja ma läksin Tarbijakaitseametisse, ütlesin vabandust, aga ma olen maksnud selle teenuse eest, et mul on ennustaja, kes ennustas mulle mingi teatud tulevikku ja see teatud spetsiifiline tulevik ei juhtunud, et nagu kuidas ma raha tagasi saan, kas ma pöördun kohtusse. Ja mis on veider, Tarbijakaitseamet ütles, et see on minu enda, et ma olen loll, nii paljude sõnadega, nagu ma olen loll, ütlesin põhimõtteliselt. Ja siis Igor tahtis veel raha. Ta tahtis tulla veel ennustama, ütles, et Igor ütleb tihti, et lugu ei ole veel läbi või midagi sellist.
siis ta räägib mingitest kampsunitest ja pesukarudest. Ja kui raske on Igorit nagu eemal hoida. I mean, Babylõust ta kallim, PKP nagu üritas, aga Igor on siuke väle. Jah, ta on vana mehe kohta. Yeah. On ta meeletult kiire. Meeletult kiire ja üllatavalt siuke paindlik. Ta on õppinud tsirkuses või kuskil tsirkuse karude käest või midagi sellist. Ta suudab painutada oma keha niimoodi, et see põhimõtteliselt jääb alles ainult silmad, suu ja habe. Ja kõik muu on nagu koondunud tema pea lae peale. Ja see on päris hirmus, kuidas ta tuleb läbi aukude ja läbi soo tulevad, need põlevad Igor Mangi. Läbi kraani voolab lihtsalt. Ta jõuab igale poole ja tuleb ja lihtsalt puudutab sind. Jah. Ja siis. See on sellepärast, miks see on lihtsalt siukene uus. Enne seda oli uks, ma tean küll, mäletad. Uks ja paar trepiastet. Enne oli uks ja paar trepiastet ja ukse kell, aga nüüd on lihtsalt augud ja lõksud ja pommid. Ja siis peale seda on minu avatud maja. Selle otseses mõttes, selles mõttes, et mul ei ole ust enam. On koht, kus maja ei ole ja siis on maja avanud. Ja see on väga selgesti aru saada. Selles mõttes on see hea, nagu tubli töö selles mõttes, et on väga ruttu on aru saada, et nüüd ma olen majas. Ja seal oli lihtsalt see probleem, et kui ma algselt nagu sain need kavandid sellele majale ka, siis oli näidatud ka osaliselt, et siin ei ole seina ja siis sa lähed sisse. Ja ma mõtlesin, et okei, see ongi nii, peabki olema. Et nagu hei, et siin ei ole seinad, siin on nagu siuksed lihtsalt nagu läbinähtavus. Ja siis me ehitasin maja täpselt selliseks. Aga ühesõnaga, elutuppa lähme, eks ju, praegu salvestame elutoas. Kõnnime ringi praegu lihtsalt mööda seda kõike. Sa näed, ma olen ostnud kõvasti erinevad Eesti kunstnike maal, spetsiifiliselt siis ühe Eesti ma olen ostnud Mart Sandrilt tema enda siis autoportreesid kuskil ma lihtsalt vaadates ringi võib-olla 200, mis sa ütleksid, 200, 300? 200, 300, võib-olla 300, 200, midagi sellist. Ja nemad siis nagu lihtsalt vaatavad meid ja see on lahe on see, et nende silmad tõesti nagu jälitavad. See on päris silmad. See on see Mart Sandri, see on tema see gimmick. Et ta nagu joonistab asja, aga siis paneb päris silmad maalidesse. Isegi jälitavad siit, isegi kui sa oled teises toas, nagu enda vaatavad ja näevad kõike, mida sa teed. Mõnikord hüppavad, mõnikord hüppavad sealt pildist välja ja tatsavad järel sul. No seda ma ei ole pannud tähele ise, aga võib-olla. Sa tead, et mulle ei meeldi selja taha vaadata eriti. Meil sa ei saa vaadata selja taha. No, oleme ausad, Mart. No jaa, aga need on 2 eraldi probleemi. No tore, see oli tore kokkusattumus. Ma ei saa, aga õnneks mulle niikuinii ei meeldi. Et kes tegelikult võitis. Mitte need inimesed, kes su selja taga on. Jah, täpselt. Ja siis teen need NFT-deks mingi hetk. Ja, muidugi. Ja müün maha. Ütle, Mart, miks see külmkapp, miks seal nagu miks seal taga selle nagu seina ära, külmkapi tagumise seina ära võtsid? Nagu, miks ta lihtsalt, ja miks seal seinas auk on? See on, mis meile mõtlesin, kui ma tahtsin nagu süüa. See on uus hobi, on elektrik. Hobi elektrik. Ja, see elekter on kiire ja tuleb, me rääkisime sellest. Väga modernne, väga kaasaegne. Uus asi, jah. Praeguse seisuga tundub, et see on peaaegu igal pool. Jah. I mean, mul on raske ette kujutada, et me sellest nagu lahti saame. Ja see tundub vaikselt, ma ei ole veel täitsa üle läinud sellele. Ma olen nagu 2 vahel endiselt, nagu ma ei mõista seda, ma tunnistan ausalt, ma ei saa päris täpselt aru, kuidas elekter töötab. Aga hei, ma õpin. Ja mul on päris head sketšid, päris head siuksed väiksed joonistused, mis ma ise tegin. Nagu lihtsalt ideedest, mis ma arvan, et elekter on. Ja see on ka siuke suletud ring nagu, elektris on tähtis, on see, et sul on suletud ring.
ja see on nagu suletud ring nagu minu siis nagu intelligentsuses. Et mina siis ei tea elektrit, siis ma joonistan mingid sketšid ja ideed, mis mul elektrist on, siis ma õpin need pähe. Ja, siis ma tahtsin öelda, et see, et kui sa ütled, et sa õpid, siis see ei tähenda, et sa võtad mingi õpiku või lähed internetti või YouTube'i. Ei, sa lihtsalt üritad ise aru saada. Jah. Sa võiks öelda, et ma nagu kordan. Jah. Sa proovid. Ja ma õpin pähe ja siis ma proovin asju ja siis see auk ongi lihtsalt sellest, et kui ma lähen hästi tihti, mis juhtub, kui ma nagu mässan selle elektriga, on see, et ma lähen hästi närvi järsku. Nagu nii, et ma ei suuda kontrollidagi ennast. Et ma lihtsalt teen oma asju hetkel ja siis lihtsalt käib mingi laks ära ja ma lihtsalt olen nii vihane. Ja siis ma hüppan tagasi, löön augu seina ja lihtsalt tõesti kaotan nagu kontrolli emotsiooni üle. Okei. Ja sa siis nagu viimati harjutasid külmkapi peal, jah? Jaa, sest et külmkapi teine asi, ma nagu lihtsalt see, kuidas see külm tuleb, on ju, jaa. Aga toas on ju soe, miks kapis külm on? Ja see on siukene probleem, et ma saan aru kuivjääst, ma saan sellest aru. Ja see on see, kuidas ma vanasti hoidsin oma, keha, kui oli liiga kuum, siis võtad natuke kuivjääd ja paned, rivid peale natuke. Rivid peale ja see oli nagu normaalne, aga nüüd on nagu see, et okei, et külmkapp on ja sa justkui pead nagu pea sinna sisse. Ja sa ei mahu ise nagu ka täielikult sisse. Ja see on, ja. Noh, PKK mahub ja käib mõnikord seal, aga. Ja, et niisugune lihtsalt väike hobi. Mõnel inimesel on mudel ja mul on elekter. Peab kuidagi hoidma enda meelt ärksana. Rääkides mudelitest, kuhu sa mu need jalgpallid viisid? Mul oli jalgpallid ja värav ja üldse see nagu väljak oli minu toas. Nagu, ma ei tea, ma olen ka nagu pettunud ja tahtsin nagu mängida. Sul alati meeldis muga mängida jalgat minu toas. Jah, me tegime 10-ni, eks ju, nagu me 1-1 ja kes saab 10-ni esimesena. Ja me mängisime 5 minust ainult, et jalka. Ja see oli... Sulle meeldis? Nagu meil oli lõbus. Sul oli lõbusam kui minul, ütleme. No okei, no ja see oli minu tuba selles mõttes, aga nagu selles mõttes iga kord, kui ma nagu viisin su sinna, nagu siis sa ju, selles mõttes sa ei läinud ära, nagu sul meeldis. Ja, aga probleem oli selles, et sa olid palju parem kui mina selles mängus ja see ei ole super lõbus mängida vastasega, kes on sinust nii palju parem. No jaa, aga sa õppisid nii palju, selles mõttes sa olid nii palju treenida ja mõtle, kui nagu... Ja, aga ma olin üksi palju parem kui ma sinu vastu mängisin. Ja see oli minu jaoks nagu, andis märku sellest, et võib-olla see mäng on natukene katki. Nagu ma olen way parem, kui ma mängin lihtsalt üksi ja ma olen värav ja mina ja pall kogu aeg teen ära nagu lihtsalt 10-ni ülige. Nagu ma suudaks mingi 10 sekundiga teha 10 väravat, nagu see on crazy. Kui mul on 10 palli, need on järjest ja ma ei kuku. See päris tihti juhtus. Okei. 20 sekundit, 30-50 sekundit ja ma saan teha 10 väravat. Kui mul on 10 palli järjest ja ma ei kuku. Ja kui sa võid pause võtta vahel. Sa võid time out öelda. Ja, ma ei pea neid järjest tegema 40 sekundit. Ma saan teha nagu 10 ja siis nädal mööda ja tuleb tagasi uue vaimuga. Aga nagu kui sa olid ees, siis oli võimatu. Sa olid lihtsalt ees. Huvitav, ma ei mõelnudki niimoodi kunagi selles mõttes, et... Ja ma tunnistan, läksin natuke närvi ja ma tõesti võtsin selle muru ja väravad ja palli ja viisid need nagu hoiu kohta, et ma saame tagasi panna kunagi. Ja ma viisin nad siukses kahjuks, ma viisin nad siukses hoiu kohta ja see hoiu koht ise, mis oli selline siukene kuhipuitu oli see koht, kus ma hoidsin teda. Kas see oli selle koha nimi või see oli selle äri nimi või?
nagu Kuhipuitu OÜ või? okei. Okei. Ja kahjuks see terve, meeletu tragöödia, Oh no, aga lihtsalt kuskil jaanipäeva ajal ahah, jah. see äri lihtsalt läks tõesti nagu vastu taevast suure, no tulekahju, tulelõke oli. Mis juhtus? Tead, ma ei tea, aga ilmselt elekter. Oota, sa ütled jaanipäeva kanti, kas nagu jaanipäeval või? Tehniliselt jaanipäev on jaanipäeva kanti, nii et jah. Okei, siis on loogiline küll, sest et siis on inimesed kasutavad palju elektrit jaanipäeval küll. Ja suletud ring, eks ju. Ja. Nii et jah, mul on väga kahju selle pärast, aga Okay. kindlasti me saame uue ehitada või teha või võtta. No võib-olla, ma ei tea, proovime võib-olla mingit kossu või male või midagi järgmine kord. Jah, me võime. Mingi asi, kus pole palle, nagu male või korvpall. Boks, ujumine. Ja, jonglöör, ei, mitte see. See ei ole, sest seal on mitu palli. Seal on mitu palli. Kogu point on see, et on pallid. Jep, see oli kõige halvem näide, mis ma sain. Jonglöörimises ma olen ka üksi väga päris hea. Kui keegi ei vaata, ei näe, mida sa teed. Ei, nüüd võid vaadata, lihtsalt see just ongi see pallide, et palle ei ole. Selles mõttes, okei. Siis mul läheb nagu way paremini. Läheb hästi, jah, okei. Aga jah, aga sinu tuba on korras, sinu tuba nii nagu sa selle jätsid, nagu täpselt nii nagu sa jätsid, ehk siis see vesi voolab seal. Ja, ma näen, sa ei ole selle koristanud seda aasta aega. See toit on seal, mis sa jätsid, eks sa kui tahad. Ja siis ma võin ruttu lahkuma, ma kolisin. Ja. See on nagu kinda nunnu, et sa nagu hoidsid täpselt samamoodi, see on nagu ma lahkusin su elust, et sa nagu ei taha, aga nagu ma ei tea, kas see on nagu kas see on nagu, kas see pesa, mis seal nurgas on, kas see on see, kus nagu PKK magab või on see? Ei, see oli enne ju, see oli siis, kui sa läksid. Ei. Sa räägid sellest suurest pesast. See suur pesa, kus on nagu hein ja suled ja nagu siuke valged siukest mingit eritist on seal ümber ja see oli enne. Ma olen suht kindel, et see oli enne, see oli nagu, sa otsid raamatut seal või midagi. Mul on tunne, et ma oleks märganud seda. Vinüülid või mingi asjad olid sul seal. Vinüülid? Ma ei kuule muusikat, Mart. No siis oli võib-olla mingi magnetofon, kassett, video või mis iganes. Ma ei mäleta, et see oleks seal olnud. Okei, kui sa tahad nagu kõigi ees hakata võitlema, kas see on see, mis sa tahad? No, see polnud mu eesmärk, aga nüüd see kõlab alust huvitavalt. Okei, argumendid poolt ja argumendid vastu ja argumendid võib-olla. Okei, kes võib-olla teeb? Kes saame ruttu külalise või midagi? Võib-olla teeme kordamööda. Okei. Teeme kõik ütlevad igaühe nagu, kõik ütlevad ühe argumendi ei, võib-olla, ja siis teine ütleb sama, ja siis vaatame. Lõpus otsustame. Lõpus me oleme žürii, me otsustame. Kes tegi kõige? Okei. Kas tahad alustada jah-argumendiga? Argument siis selle poolt, et see ei olnud seal varem, on see, et ma ei mäleta, et see seal oleks olnud. Okei. Tänan lugupeetud vastast. Minu argument, jaapoolne argument, et see ei olnud seal, on loomulikult siis see, et see tundub värskem kui nagu kõik ülejäänud asjad nagu siin toas ja ma isegi näen võib-olla liikumist seal selles pesa sees, et see tundub mingi aktiivne elu. Ma kuulen isegi hääli. Aga jah, nii et see on minu argument jah poole pealt. Mu kaasväitleja toob väga hea punkti siia meile lauale selle poolt, et see ei olnud seda varem. Mina ütleksin isiklikult selle vastu, et selle väite vastu, et ma arvan, et miks
see ei saanud olla seal siis, kui mina olin siin, on see, et ma arvan, et minu kaasväitleja, kes oli ka sel ajal minu kaaselanik ja on minu lihtsalt kaaslane, minu oleks selle nagu ära koristanud. Ahah, ja minu nüüd poolt argument vastuargumendile jah, on siis see, et ma nõustun, aga ma pean kahjuks ütlema, et te olete läinud üle oma aja, nii et tehniliselt mina saan punkti. Ja nüüd žürii hindab, kes võitis debati. Žürii? Minu hääl siis žüriilt läheb, mina hääletan ausalt Maxi poolt. Head argumentid. Okei. Ja mina hääletan, ma ei tea, mõlemad olid päris nagu head, et ma ei tea, võib-olla. Ja selgub, auhinnatud žürii on öelnud, et siis 2 punkti Max, 1 punkt Mart ja tundub, et Maxil on õigus. Nii et jah, see vist on värske siis, kes sai. Sest ei ole ma siit nii märganud. Ja ma siit nii märganud, ju siis see on nüüd tulnud, mitte ei olnud enne. Okei. No tohi, lähme edasi siis. Ja milles edasi siis on siin see kaev. Ja kaev. Toa kõrval. Nii tore, see on siis ikka, kus meie piim tuleb, jah? Jep, paned ämbri sinna, lased sinna alla ilusti. Ja siis see all piimamees täidab ära. Siis sa ütled kopp. Ja siis kaev ütleb, kes seal on. Ja siis sa ütled kopp. Ja siis kaev ütleb, no kes seal on? Ja siis sa ütled piimamees. Ja siis tuleb see laul ja piimamees tuleb üles ja ütleb tere ja see on kõik tore. Okei. Tore, et Jaanusel ikka hästi läheb. Ja, viimati on tulnud hästi palju lihtsalt nagu rõõska koort. Mitte piima. Okei. Ükskord tuli viski. Nagu lihtsalt viski või nagu piimaviski nagu? No jah, ütleme siis nii, et piim, mis on ikka väga sisaldas alkoholi. Kange alkoholi sisaldusega. Mulle nii meeldib promilliga piim. Teeb hommikusöögi väga lõbusaks. Ja kaseeritud. Ma ei tea, kuidas ta teeb seda, aga mingi värk seal toimub. No jah, see on üks osa korterist, mida me ei ole julgenud uurida täielikult. Piimakaev. Ja muidugi siis teisel korrusel ma olen teinud oma väikse siukse, man cave, man den, eks ju. Ja kõik tahavad, et see oleks. See on nii lahe, mehed. Õlu ja postrid spordist ja autod ja. Alasti mehed vaatavad mind. Ja on see. Oota, mis? Mida? No sport nagu, Cristiano Ronaldo. Nagu mängijad. Ja. Ainult on kõik alasti, sest need on mehed, nagu nad ei häbene. See on aspiratsiooniline, ma tahaks olla temaga. Sa tahaksid olla Ronaldo rinnalihas või midagi. Ja tema lihtsalt katsuda. Ja mul on sporditeleviisorid. Sest mitu tükki, mängivad kogu aeg. Ja Eurosport. Nad ei ole väga suured. Need ei ole väga kvaliteediga. Ruudulised. Ja pop on, eks ju see LCD-d ja LSD-d on populaarsed. Mina läksin ikka CRT-d suunas. Ja mul on tunne, et see tuleb tagasi. Vinüülid vaatan tagasi tulnud. Ja, täpselt. Vinüülid on, ja isegi nagu mingid flip-phone kasutatakse nüüd ja autod nagu bensiini selle väävlibensiin on tagasi tulemas vaikselt. Jab, mis oli üks erkleek üheks mingiks kuuks oli see väga populaarne ja kadus väga ruttu. Aga ma arvan, et see tuleb tagasi. Ja loomulikult mul ei ole kaasaegset sporti. Vana kriketmäng käib kogu aeg. Mul igast VHS-id, nagu mul on 1978. aasta World Cup. Ja.
kus siis oli, eks ju, meil 2 lemmikut riiki mängisid. Ja Poola ja Lääne-Saksamaa. Euroopa. Jah. No sama asi. Ja. Mulle meeldib, eriti mulle meeldib, üks on siin sul eriti tore on see 38. aasta need olümpiamängud Jah. Saksamaal. Ja, mis see on? Ja sul on seal huvitav, et see on nagu väga nagu selgelt paistab silma see. Nagu, et mõttes, et on hästi palju nüüd kassette, selle on nagu, ta on siuke punane ja nagu, ta nagu seisab siukse, ta on nagu eraldi kõigist teistest, nagu kõrgemal kõikidest teistest. Jaa, huvitav, ma ei ole ise märganud nagu, et see... Ja see on üks raamat on ka seal kõrval, ma ei saa, oota, mis ta ütleb, ma ei oska lugeda, mingi meie reis, piimast. Meie ka. Okei, no jah, no ühesõnaga. Ja, et see on lihtsalt kukkus nagu ülespoole. Kukkus üles, okei. Ja loomulikult mul piljardilaud. Ja, piljard. Ja piljardilaud, aga mul ei ole neid auke. Need augud põhimõtteliselt ei tulnud kaasa. Et ma tegin ise tegema need. Ja ma tegin üsna suured. Kõige suurem see akutrelli ots, mis mul oli, aga see ei olnud piisav. Augud. Nii et sa saad kind of aru, kui see nagu palju on läinud sinna, saad selle järgi aru, et ta jääb nagu sinna väiksesse õndisse natuke seisma rohkem. Ja siis sa paned, okei, 1 punkt. Mis iganes. Nice. Popcorni masin. Mis see on? See on mul siis erakino on siin, see ongi ühele inimesele. See lihtsalt siin nurgas. Kui sa ütled kinos on lihtsalt üks tool ja telekas. No ta on hästi sügav kino, rohkem kui nagu lai või suur. Ta on nagu pikk auk, mille ees sa seisad. Või istud, kui sa soovid. Seal on nagu nõjatumis nagu pult. Aga heli, Max, heli on uskumatu. Heli on nagu see tooks kaugelt kanjonist. Ei, sa oled ikka tõesti nagu, tõesti, ma näen, see nagu, ma tunnen, et ma hoidsin tagasi sind, kui ma siin olin, sest et sa ei olnud siuke mees. Sa ei olnud siuke mees, nagu sa praegu oled. Siis sa olid nagu, sa olid, me nagu saime hästi läbi ja sa olid siuke hästi nagu siuke vastutulelik ja sõbralik ja austasid nagu minu soove ja nüüd, aga nüüd, oh my god, Mart, nüüd sa lihtsalt, mind vaata seda ruumi nagu, sa lihtsalt, ma olen kõva mees nüüd. sul on üks Antel seal nurgas, vaata, üks 5 kilone on seal, oh my god, Mart. Ja, 2 osas. Ja, see on moduleeritav, 5-2. Et mul on see Antel ja ma teen trenni sellega. Ma alustan suuga, ja liigun siis aeglaselt allapoole. Ja ma tunnen nagu ma oleks muutunud, et ma olen palju plahvatuslikum. Ja. Sa nägid eile peol ka, kui vaata mul öeldi, tuli siis meie sõber Tanel Kuido. Ja ta ütles tere ja siis ma natukene läksin üle meelikult, natukene selliseks vägivaldseks. Ja. See oli nagu veits armas, aga samas veits illegaalne. Ma olen siuke paharett. Jah, paharett noaga. Jah, no see tuli alles lõpus. Ja siis kui Kuido maas oli. Jah, et see ei olnud nagu kõige mingisugusem uhke moment, aga samas tundsin ennast nagu tõeline mees. Ja see on see, mis on tegelikult tähtis. Ja ma tahtsin üks asi veel oli. Pain meid, meil on 30 kuupäeva, järgmine kuu, kus me teeme tuuri ja me läheme tuurile. Ma panin su nime ka kirja. Nägemist.